õhtune jalutuskäik ChatGPT-ga. Mis tunne on, kui ChatGPT ütleb sulle, kuule, see on ikka väga elegantne arhitektuur ja ülimalt äge kontseptsioon. Noh, jah, need on need ilusad ägedad sõnad, mis panevad mõtlema, et kas ma tõesti siis olen võimeline seda tegema. Kui vaadata ajaloos tagasi, siis ikka on tulnud ette küll, et on tehtud 1,2 ja õppivõimega mul ka häda ei ole, nii et midagi õppimata ei jää. Tõsi, inimestel on see häda, et nad ei taha alati kõike õppida ja ega ma ei ole selles mõttes kuidagi parem. Samamoodi ma ei taha kõike asja õppida. Aga see on nüüd see küsimus, mida ma sulle esitan, et need elegantsed struktuurid ja brain food, nagu modernsel ajal öeldakse, on need asjad, mis panevad siis liikuma, mitte ainult see kakahäda ja surmahirm, aga need asjad, et teeks midagi ägedamaks ja paremaks. Ja rasketel hetkedel tuleb välja kastist, vaadata kastist välja poole. Aga noh, kui kasti ei ole, kuhu sa vaatad, eks ole? Vaatad mulle otsa. Ja nüüd hoolimata sellest, et me saame ChatGPT ja ma ei tea, Manuse või mis iganes Cloudiga räägitud. Ta kuramus ei ütle, mis on õige või vale. Ta lihtsalt räägib oma juttu. Ja chatil on eriti vastik komme, et ta räägib nii palju. Ja siis lõpuks on see küsimus, et ka, mis ma siis teen, mis on õige, mis on vale. Võt, ja siin tuleb mängu inimene. Üks nendest olen mina. Mulle hästi meeldinud mentordada erinevad startup'e just sellepärast, et neil on pea laial otsas, nad tulevad, küsivad ja siis paari küsimusega saab nad tegelikult õigele nagu rajale, et kus on, sest et väljapoolt on jube hea mõnus vaadata, eks ole, see ei ole nagu minu äri ja ma ei ole seal nii sees ja tundlikkus on madal, aga nemad on ja nad on nii harmunud oma ideesse, aga veel harmunumad oma ideesse on siis ettevõtjad, kes on oma äris olnud päris pikka aega ja mul ka oli üks suge kogemus, 21 aastat. Ja no midagi ei ole teha ühel hetkel see otsa. Et ei oleks pidanud saama. Oleks võib-olla pidanud varem mentori juurde minema või mingisuguse advisori juurde, kes oleks mulle öelnud, et kuule vaata, siin on opportunity, siin tekib siuke intressi võimalus, sest ega kõik ressursid on olemas, kõik vahendid on olemas. Aga mida lihtsalt ei näinud üle hetkel see, et tunnel tundus maru pikk ja isegi küünalpoolt tunneli lõpus. Vot, et see on tunne, milleni peaks jõudma. Nii et kui sa oled tunnelis enda arvates või noh, teel või oled sa nagu teelahkmel, et saab mitut varianti valida. Kõikidel variantidel on alati mingisugused eelised. Noh, mõned ütlevad küll, et ettevõtjana elu on siis see, et sul on valida nagu väga kehva valiku vahel ja veel kehvema valiku vahel, et ka see on variant. Aga ega me siit enne ei lahku, kui surm meid võtab, nii et sel hetkel ei pea enam siputama ja kui siputada, siis siputada juba niimoodi, et on äge endal ja on äge teistel. Seega, ma olen avatud. Suvi on aeg mõtlemiseks ja nuputamiseks, sest kui tuleb sügis, siis läheb lammutamiseks. Kirjuta mulle, räägime, vaatame, kas ma saan abiks olla. Alati või ei saa, kunagi ei tea.